Tere, mina olen Kristi Kangilaski, ma olen illustraator, lasteraamatute illustraator ja olen lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia graafikaeriala. Minu igapäevatöö koosneb väga erinevatest ametitest, et igapäevaselt käin ma Viljandi linnavalitsuses kontoris, kus ma olen Viljandi linnakunstnik. Õhtuti olen ma illustraator, raamatukujundaja ja ühel päeval nädalas ka Viljandi kunstikoolis õpetaja. Jah, et kuna minu igapäevatöö on väga arvutikeskne, arvutiprogrammide keskne, suurem osa ajast ma istun kuvari taga, ka raamatuid tehes või illustreerides, siis mulle kuidagi on väga vaja ka mingisugust sellist päris meediumi puudutamist vahepeal, et see tunne oleks kuidagi õige või see tasakaalustaks natuke seda arvuti taga veedetud aega, et kuna see lihtsalt, see ei tundu siis kui töö, vaid see tundub kui lõbu ja ütleme siis maandab stressi. et tegelikult, kui ma õhtul pärast kõike saan natuke värviga plätserdada, siis tuleb parem uni. Et selle galerii värvilised seinad tegelikult ausalt öeldes pigem motiveerisid mind seda näitust tegema, sest et mulle värvid väga meeldivad. Mida vanemaks ma saan, seda rohkem mulle värvid meeldivad, väga imelikul kombel. Et tegelikult see punane sein iseenesest, ma ütleksin, et kuna mu tööd on nagu nii üle vindi värvilised, siis punane sein lisab veel sellise väikse või suure värvilahmaka sinna juurde ja mingis mõttes seob nad omavahel kokku. Samas ma arvan, et oleks okei ka valge seina peal, aga ma ei leia, et see punane üldse kuidagi kahjustaks. Ma arvan, et loomeprotsess algab kõigepealt mingisugusest pildist, mis on kuidagi jäänud mulle silma elus, lihtsalt mingi kompositsioon tavaliselt, inimesed on huvitavalt või laps ja loom on huvitavalt või lihtsalt mingisugune raam või ütleme, kui panna raam ümber, siis tundub selline hea paigutus ja siis see jääb meelde või parematel juhtudel olen ma ise selle klõpsu ka ära teinud selle ja fotona talletanud ja siis mitte kunagi ei jõua see ei illustratsioonile ega siis lõuendile nii, nagu ta on, sest et ma ei näe selleks mitte mingisugust põhjust, sest et mulle meeldib just nagu katsetada, et kuidas keerata see kõik nagu nii teistpidi või teistsuguseks, kui ma saan. Värvi suhtes ja üldse. Ja siis, et lihtsalt oleks mänguline ja oleks lõbus teha. Ja tegelikult kuna mul aega on vähe, siis tavaliselt on mul need lõuendid seisavad seal kuskil köögis niimoodi nurgas ja siis ma vaatan seda raami ja ma peas muudkui ka paigutan ja samamoodi on illustratsioonide puhul, et see eeltöö tegelikult käibki mul peas ära nii, et ma näen seda oma peas valmis, mismoodi ma tahan ja siis, kui mul tekib see hetk, et mul on aega võtta värvid, siis ma lihtsalt maalin selle ülesse või joonistan selle ülesse. Tegelikult tulevikuplaane kui selliseid ei ole, sest et ma tunnen, et see protsess kogu aeg käib. Et nii illustreerimine on pidevalt, midagi on töös, siis raamatuideed on sellised, mis tulevad, küpsevad ja ühel hetkel realiseeruvad, siis maalimine on võib-olla ainuke, mille koha pealt ma tunnen, et ma tahaks veel, et ma olen seda nii vähe teinud ja et tahaks lihtsalt proovida veel ja proovida paremini võib-olla. Aga lihtsalt, et illustratsioonis samamoodi, et mulle meeldib lihtsalt katsetada uusi lähenemisi ja võib-olla lihtsalt, et oleks endal huvitav ja oleks endal lõbus. See enesereklaam on minu jaoks hästi raske teema, ma seda üldse ei teeks, kui see ei oleks kuidagi
mingis mõttes loogiline, et sa teed seda illustraatori või kunstnikuna. Et läbi häbi ma tegin endale Facebooki konto, läbi häbi ma tegin endale Instagrami konto ja ühtlasi kodulehe, et kuidagi see enese reklaamimine on üldse minu jaoks väga raske ja ainuke asi, mida ma siis suudangi teha, on see, et ma panen üles töid, mida ma olen teinud lihtsalt ilma igasuguste suurte kirjelduste või mõtteavalduste ja see ongi nagu portfoolio. Instagram on nagu portfoolio, siis sellel blogikontol on blogeri kontol on mul vist üleval ainult ongi kõik looming, mis ma olen vähegi produtseerinud, sinna ma üritan selle üles riputada ja Facebookis ma lihtsalt kui on mingisugune üritus tulemas või tuli raamat välja, siis ma jagan seda infot seal, et lihtsalt kuivalt. Tööde pealkirjad, ma ei mõtle selle peale väga palju või õigemini ma ei mõtlegi, lihtsalt esimene impulss, mis tuleb, ütleme, kui selle näituse pealkiri Roosa laama, sellepärast, et esimene asi või esimene maal, mille ma maalisin, oli roosa laamaga, nii et see roosa laama sai sinna. Samas see roosa laama on kuidagi eriti selline naiivne ja lapsemeelne pealkiri, sest et kunstikoolis oli mul üks poiss, kes pidevalt roosasid laamasid maalis ja mul oli see südamelähedane, see pealkiri ka sellepärast. Aga tegelikult jah, ma lihtsalt vaatan, mis seal peal on ja nii see pealkiri sünnib. Kunstnikud, kes mulle endale meeldivad, on pigem sellised hästi mängulised ja värvilised, siis võib öelda isegi, et dekoratiivsed, et mulle meeldib mingisugune disaini element asjades, et võib-olla kui ma hakkan mõtlema, keda ma lastele näiteks olen toonud eeskujuks või ütleme siis, et kelle pealt vaadata, et kuidas mitte kinni joosta sellesse, et ma pean tegema nii, nagu päriselt paistab. Et siis on näiteks Gary Komarin, siis on, ma nüüd võib-olla eksin selle hääldusega, aga Rudan Gizanishvili ja tegelikult illustraatorist mulle meeldib kõige rohkem Charlotte Ager. Ja nad on kõik sellised, ma ei teagi, kas on nagu sümbolid või ütleme siis selline otsimine ja hästi orgaaniline mingisugune kujutamisviis. Ma arvan, et näituse pindasid on vähe just selliseid, mis on head pinnad, kus on hea valgus, kus on turvaline, kus on galeriid, mis on tegelikult ka mõeldud ainult kunsti näitamiseks, sest tavaliselt on ju see, et ütleme väikelinnades või ka siinsamas Tallinnas, et selleks, et galerii saaks ära elada, ta teeb veel 10 asja korraga, et ta on ühtlasi seminaride pind, ta on ühtlasi kohvik, ta on ühtlasi pood, ta on ühtlasi veel midagi. Et tegelikult ütleme galeriisid ei ole palju häid, heade tehniliste võimalustega galeriisid, ma arvan. Ma arvan, et iga inimene näeb seda kunstiteosus, mida ta tahab näha ja saab sealt oma mingisuguse mõtte ja impulsi, aga võib-olla lihtsalt on see selline paus, et paus sellest hallist sügisest, paus halvadest uudistest, paus millest iganes sellisest raskest ja negatiivsest, et võib-olla lihtsalt on see selline värviline ja lõbus, lihtne vaatamine.